Tere, me oleme Pärnus, me oleme Luule raadios. Ma olen Kivisildnik ja minuga on siin Leonora Palu ja härra Jaak Känd. Ja meil on täna väga palju erutavaid teemasid, alates juubilar. Meil on alati juubilarid, ei ole tähtis. Meil on juubilar Rein Sepp ja teised juubilarid. Siis on meil vara lahkunud Arne Anman, meil on Baudelaire ja meil on üldse kõike on. Nii et ma annan siis jutujärje edasi härra Kännule. Jah, et mul on nagu ikka sada ja seened ja seekord on siis peame meeles Rein Seppa, kellel on 23. aprill saab 100 aastat sünnist. Kes see mees üldse selline oli? Põhiliselt tõlkija, aga ka hea luuletaja ja tuntud on ta kui muinasgermaani eposte eestindaja. Et ilmunud on siis tema tõlkes Vanemeeda, Niibelungide laul, Parsival, Beowulf ning valik tekstega nooremast edast. Ja ta tõlkis veel ühte teist ja siis võib-olla tuntumatest luuletajatest on William Blake'i esimesed tõlked tulid temalt, nüüd hiljem on tõlkinud ka Märt Väljataga. Ja lapsepõlv, ta sündis Tartus, aga lapsepõlv möödus tal Ööpiku külas Põhja-Lätis vastu Eesti piiri, sealt Jäärjast allapoole minna või siis läti keeli Ipikis, Mõisaküla lähedal. Nii lõpetas Treffneri gümnaasiumi ja õppis Tartu Ülikooli filosoofia teaduskonnas aastatel 1940–42 germanistikat. Nii. Aga siis ta oli muidugi sõja ajal sattus taga teenima staabikirjutajana Saksa sõjaväkke, mis tõttu siis sõja lõpus redutas ta koos Artur Alliksaare ja Otniel Jürissaarega Läänemaal ja kuni amnestiani, eks. Pärast oli ta Harjumaal tööl raamatupidajana ja brigaderina. Aga 49, siis kui see küüditamise asi toimus, siis ta vahistati. Edasi veetis ta 7 aastat Leningradis ja Vorkutas poliitvangina. Pärast tuli ta tagasi, elas Ristil ja siis ka meie Pärnumaal Kergu alevikus ja 57 pühendus siis täielikult kirjanduslikule tööle tõlkijana. 14 aastat oli ta siin Eestis veel, aga siis ta läks sinna kodutallu Ipiki külla tagasi ja talu ostis ta tagasi siis vanema eda tõlke honorari eest ja sinna ta jäi elu lõpuni. Aga tema juurde siis käisid kõik kirjandusteadlased ja huvilised ja tõlkijad tihti talle külla ja koju. Suri 25. jaanuar 1995 ja maeti kodu õunapuuaeda. Nii. Vanemast edast on mul küll siin jupp käe pärast, ma ei tea, kas lugeda sealt üks katkend ka ette. Võiks ikka lugeda, ma usun, et see jääb paljudel inimestel ainsaks kokkupuuteks klassikaga kuni aegade lõpuni, et kasutada võimalust. Niisiis on mul siin vanemast edast tõlkinud Rein Sepp, Oodini, Kaarna, Loits ja mitte tervikuna, ma seda ei loe, vaid mingi osa. Ürgisa seab, alfid uurivad, nornid viitavad, vaanid teavad, metsnaine toidab ja inimene talub, aga tursid on kärsitud ja valküürid on trotslikud.
Aasidel tekkisid halvad aimused, nad pildusid tusaselt tühjuse ruumisid. Urdr pidi siis Odhröörit hoidma, pidi pidama pandlas veel aegade paisumist. Lendas Hugr lootusi otsima ja mehed kõik kartsid, et äkki jääb kauaks. Aga mõte on Thraini mehiseim ulm ja Daini mahedaim ulm on mõte. Käbuste võime kaob ja kõik kodumaad langevad kokku Ginungri valjusse. Aalsvidr komistab, sageli kukub. Tihti ta kukkunud aitab taas teele. Ei püsi maatriip, ei püsi päike. Hukk, mis on õhus, ei lakka hoovamast. Miimiri kaevu hiilgusse kaob meeste mõistus. Ons see teile selge? Kõheleb orgudes uuditsev piiga maha vajunud saarepult Yggdrasililt. I tunniks hüütu Alfide võsu Iivaldri tütardest ea poolest keskmine. Ei võta ta säästa end sügavustes, kõrge puu all kinni peetu. Ei tema talu nõrri tütart, vaid ihkab kindlat kaastunnet. Märkasid jumalad nanna muresid, pühasse paika panid nad soe naha. Ta sellesse mähib end, muudab meelt, ta uudistab valerüüd, vahetab näovärvi. No vot, mina ei kujuta küll ette, et sellise tõlke tegemiseks peab ka väga põhjalikult Islandi ja Norra mütoloogiaga tuttavaks saama kõigepealt, et saaks seda teha korralikult. Nii, aga ühe väikse näite ma mõtlen äkki veel. Võtaks nüüd tema enda luulet ka. Ta kirjutaski luulet põhiliselt sellepärast, et ennast tõlkimise jaoks vormis hoida. Ja peale selle kirjutas ta Rein Sepp palju luulet siis teistes keeltes. Läti keeles, saksa keeles, inglise keeles, neis, mis ta oskas. Just sellepärast, et nagu tõlkimise jaoks vormi hoida. Ja võt selle pärandiga see on praktiliselt ilmumata, ta materjalid on kuskil Kirjandusmuuseumi arhiivides olemas, aga see vääriks tegelikult ilmselt ka avaldamist. Aga tal on ilmunud üks valikkogu pärast tema surma. Sealt ma võtaks ühe luuletuse ka. Esimene luuletus, mis tal avaldati, ta oli siis 18. Kuulake, kui hästi üks noor luuletaja võib kirjutada. 2 kevadet. Kui mardikad ronisid toona, lõid vallale varaveed, siis käärivat kevadet jooma viis minugi rabatee. Tuul hellitas sammalde sulgi, kus putukaid mänglemas, puil pakatas vallatuid tulvi ja emalind peibutas. Sääl killustas südamesulu mu rabelev rahutus. Kõik sosistas mulle uut elu. Või oli see hoiatus? Taas mardikad roomavad teele, mis olnud see kalmutet. Ent rõõmuga vallandan keele, mul eluga kokku lepp. Selles luuletuses on kohe tuntav see Visnapuu ja Arbojate mingisugune mõju. Et on kirjutatud ju 30ndate lõpus. Ja üks tema elu viimastest luuletustest ka võrdluseks siis. Aastal 94 kirjutatud, aasta enne surma. Kunagi, kes nüüd veel teakski, lõiguti tähtedeks tähti. Nõiuti luulesse kajavaks reakski, metsades haldjaid veel nähti. Mis ajastud maailm, kord ootel, kord läinud ja miski neist endast neist ette on käinud. Vaid inimlaps joont mööda,
aastad, taas aastad, kes ütleks, mis elu on. Kuugi kord maastad ja seda on miskit kui vilguks. Elad lõpmatust endas ja peatud vaid pilguks. See oli Rein Sepp, 23. aprill, 100 aastat tema sünnist. Ma nii palju veel ütleks täienduseks selle vana Skandinaavia klassika kohta, et ega neid edasi lugema hakata vist ei ole väga mõistlik, kui seda mütoloogiat üldse ei tunne, aga õnneks neid mütoloogiaraamatuid on eesti keeles. No mul on sattunud vähemasti 3 tükki kätte. Et kui sa ikka ei tea, kes need aasid ja vaanid ja kes iganes nad seal on ja sellest maailmapildist nagu üldse nagu mõhkugi aru ei saa, et siis see läheb midagi Uku Maasingu luulekanti, kus kuidagi ta nagu kõlab ja mingi meeleolu seal on, aga millest jutt käib, sellest nagu sugugi mitte aru ei saa. Et ma arvan, et need on väga huvitavad tegelased seal Põhjala mütoloogias, ega seal ühtegi normaalset inimest ei ole, et nende kõrval need vanad Kreeka jumalad tunduvad olevat suhteliselt sünnis ja mõistlik seltskond, et ma soovitan selle läheduse mütoloogiaga nagu tutvust teha populaarteaduslike teoste abil ja minu meelest on isegi üks lastele mõeldud Skandinaavia mütoloogia raamat olemas, hea lihtne lugeda, siis nagu mõni lastele kohendatud Kalevipoeg, et pea ei hakka valutama. Aga väga huvitav maailm ja meile ilmselt kuidagi lähedane, et eks me oleme sealt, mina ise olen, ma ei tea, tilk Rootsi verd ja kuskilt sealt ülevalt poolt pärit, et minule tundub see Skandinaavia mütoloogia veetlev. Ja eks Hollywoodis on tehtud ka mingitest haamriga vehkivatest jeekimitest filme, et ma ei tea, kas see on õige koht alustada, aga midagi ehk saab sealtki. Meenuvad filmid Mask ja Thor ja sellised. Et midagi sellest haigest meeleolust on jõudnud ka meelelahutustööstusse. Aga jah, rohkem ei oska midagi öelda. Kelle me nüüd lahkamiseks ette võtame? Ma ei tea, kes meil siin välja pakkunud on. Ühelt poolt on Anman ja teiselt poolt on Baudelaire, et kellega me edasi läheme, kes on valmis. Kuidas on Baudelaire'iga? Leonora? Ma mõtlen praegu siin, et kas jätame Baudelaire'i lõpupoole. Jätame siis Baudelaire'i lõpupoole ja võtame Anmani. Ma ei tea, kas sa teed, Jaak, väikse sissejuhatuse. Mina tunnen isiklikult nagu hästi Anmanit, aga kuskilt on raske pihta hakata. Jah. No vaatame siis, et 6. aprillil oleks võinud selline Eesti kirjanik nagu Arne Anman saada 64-aastaseks, aga kahjuks ta lahkus meie seast eelmise aasta detsembri lõpus. Ja alates 2001. aastast elas ta Valga linnas. Ja mina saan aru, et ta hakkaski kirjastama ja kirjutama ja loomingut välja andma just sel Valga perioodil. Ta kirjutas ikkagi varem, aga vähemasti ilmunud teoste nimistus ma ei leia temalt midagi. Tal on ilmunud siis kokku 5 luulekogu. On kirjutanud 1 lühiromaani, 1 lühinäidendi ja siis meil siin stuudios istuva Kivisillnikuga kahas, see on siis 3 osa seda krimkat. Jah, kriminaalromaani. Ja tegelikult jäi tal käsikirja päris palju asju. Ma arvan, et tal ikkagi vist ilmus 2 proosaraamatut. Üks oli see mingi hundipildiga asi ja üks oli mingi Sturmwaldi, mis iganes mõistatus või midagi taolist. See oli see lühiromaan, aga see esimene oli tal pikem. Ja tal on Kuristiku serval kõndijad oli tal üks sõjaromaan veel. Ja, seesama. Aga tal on veel käsikirjas Seik ja tema eluseigad, midagi taolist. Siis on tal käsikirjaline päevik, millest tahtki pikemalt rääkida, pärast katkendid ette lugeda. Luuleraamatud tal vist ilmusid enam-vähem kõik ära. Nii palju, kui ma tean, aga mingeid
ja asju oli tal, ta vist isegi proovis jutukogu kokku panna. Ma postkastis vaatasin, me omavahel suhtlesime kunagi usinasti ja sealt ma leidsin mõned käsikirjad ja ma loodan, et neid tegelikult on veel rohkem. Aga kõige huvitavam on tema päevik, sest see on ehe eluline dokument, kus ta räägib oma elust Valgas. See on 5 aastat tema eluperioodist kuskil alates 2009. Ma ei tea, kas need raamatud hakkasid ka ilmuma seal kuskil kandis või natuke varem. Siin interneti baasil ütleb, et 2007 on esimene raamat. No nii, kuskilt sealt. Ühesõnaga, siis tal jah, juba oli raamatuid avaldanud. See päevik on natuke hilisemas. Ta on kuskil 9–14 ja pärast ta kirjutas veel ühe jupi juurde päevikut 15. aasta, mõned sissekanded. Ja see on päris mahukas, et see arvuti lehekülgi on kuskil 50 kandis, et see ei ole selline paarileheküljeline päevik. Ta on päris korralik ja päris põhjalik. Ja seal on oma sellised läbivad motiivid nagu vaesus, töötus, Valga inimeste halb käitumine, kaunid daamid, keda võib tänaval kohata või kaupluses, säästukate ja kaltsakate või nende kaltsarite külastamine, Lätist odava alkoholi ostmine ja lõputud tervisemured ja operatsioonid ja õudused. Aga kohati on ta lõbus ja ta on detailne ja eluline ja ma arvan, et selles mõttes, et tema võib-olla see muu proosa nagu nii detailne ja selline realistlik ei ole kui tema päevik, et see päevik võiks isegi olla selline raamat, mis võiks olla huvitav lugeda, võib-olla isegi mõne aja pärast, et kõik need olmelised asjad, ta on veidi nagu Bristoli laadne, selline oma igapäevaelu täpsuses. See mulle meeldib. Aga kuidas me saime tuttavaks Anmaniga on see, et tema on üks selliseid sõpru, üks vähestest, kes siis Facebooki sõbrast sai nagu selliseks lihast ja luust sõbraks ja kuidagi tuli tal mingil hetkel midagi, me lobisesime, vist ta saatis oma mingeid käsikirju, eks ma siis midagi nende käsikirjade kohta seal ütlesin ja kommenteerisin ja kuidagi tuli tal mõte, et prooviks midagi koos kirjutada, aga sel ajal ma elasin Sanga talus, mingisugust sellist igapäevast kontoritööd ei olnud ja selline nagu kirjastajana tekkis mõte, et neid proosa asju võiks ju ka proovida teha, et luule on ju teada, et see on sellised projektid, millega nagu erilist suurt lööki ei ole, et võib-olla prooviks just õpetada nagu luuletajatele või ärgitada luuletajaid proosat kirjutama. Eeldades, et ikkagi on tegu andekate inimestega ja et inimesed, tavalised lugejad loevad proosat parema meelega. Ja siis hakkasime tegema seda kuidagi, ma alguses mõtlesin küll, et Anman, et ei ole ju päris nagu, ei ole nagu tuntud kirjanik ja ei ole ka kõige võib-olla selline lemmikkirjanik, kuigi luuletajana Anman mulle meeldib, et ta on kirjutanud, ütleme siis võib-olla 5-6 raamatut, aga kõige tugevam nendest on minu meelest 3. raamat, ega mäletagi ta pealkirja praegu, üks igaüks. 3 on õnne number. Jah, 3 on õnne number. Et vaadata ise, leida seda raamatukogust ja lugeda. Aga see on jah, ta on õhuke raamat ja kõige tihedam nendest. Et seal ma arvan, häid luuletusi on vähemasti 5 tosinat ja see ei ole sugugi mitte vähe, et ega kõik luuletajad elu jooksulgi uut korralikku luuletust ei kirjuta, et selles mõttes ta on ikkagi elutöö ära teinud. Et müts maha. Mul meenub, et Jaak millalgi nüüd hiljuti jagas ja pani portsu tema luuletusi ja ma olin täiesti positiivselt üllatunud, et ma ei olnud eriti tema luulet lugenud. Mina lugesin läbi selle 3 on õnne number ja täpselt nii, nagu sina, Sven, ütlesid, et kuskil kommentaaris, et need 5 on väga head, need olid tõesti väga head ja siis mõnema leidsin veel. Aga ehk pärast võiks ette lugeda küll neid, aga... On sul Jaak nad käe pärast kuskil? Jaa, ma võtan siis nad ette. Aarne Anman. Nälgiv poeet. Poeedi kõht on tühi, aga keda see huvitab? Lihtsalt saatuse pime lõik, kerge tundepuhang. Ja kõik kroppused kogunevad suhu tahaks sülitada. Aga kuhu?
poeedi kõht on endiselt tühi. Impressioon. Impressioon või miks mitte lihtsalt mulje päikese tõusust jõel, sillast, lillelisest väljast ja vikerkaarest, mis justkui udus ning värvide mängust. Kuid Monet on puudu. Kujutluse vangis. Mu erekteerunud kujutluses kangastus su paljastunud fassaad ja omandas seal globaalsed mõõtmed. Ei mingeid erilisi tundeid, ei midagi ülevat, vaid ürgse lihakutse. Ma tegutsen. Ja parem oleks, kui Miiluse Veenuse moodi sul puuduksid käed, sest nad on takistuseks mu tungide teel. Hiliskevad. Aknast vaatasin vararohelist tamme ja samas mingi mõte painas, et unustasin miskit tähtsat. Ah jaa, üks pilsner on joomata, mis õhtul külmikusse ununes. Ja siis vast veel üks, jah, see on üksikul saarel. Justkui üksikul saarel vahel tunneme end. Ja me ei leia kaaslast. Ei reedet, ei laupäeva, pühapäeva ammugi mitte. Ja kui meid isegi avastatakse sealt, siis oleme metsistunud, täitsa metslased kohe ning seltsiliseks sobib vaid mõni vana kits. Asumisel üksikul saarel, mis asub kuskil meis endis. Kaks viimast meeldisid mulle kõige rohkem. Mul tuli lihtsalt, juba läks meelest ära, mis seal Pilsneri luuletuses seal eespool oli, aga just see, et see algas vist kuidagi ikkagi luuleliselt ja lõppes niimoodi igapäevaselt. Et see on nagu eriti hea siuke käik, et meenub ka kolleeg Kivisildniku haiku, et kuidas algab väga niimoodi just nagu kastepiisk, nagu hakli ja kastepiisk muhapäevast. Et hakkab nagu peale midagi sükest keerutama siis looduslüürikat, aga see lõpeb ikka hakli ja kastmega kuskil habemes. Ma jätsin ühe luuletuse veel lõppu varuks. Et arvestades, et ta nii vara ära läks, oleks võinud ju veel palju kirjutada. Minul on temal mälestus ikkagi Facebookis, et ühel hetkel hakkasin ahjusoojast, ta aeg-ajalt liikus ja siis ta kirjutas seal oma lehekülge Mina ja linn, kus avaldas siis neid päeviku lõike ja muidu mõtteid ja seal oli ka mõni teinegi. Meie Evelin Laanesaar kirjutas vahel sinna, ma mäletan. Muide, ma pistan korraks vahele. Evelin Laanesaarega nad üritasid ka proosaprojekti pärast seda Visahinge asja, aga sellest on ainult mingi katkend. Ma ei tea, kui kaugele nad sellega jõudsid. Nad seda Mina ja linna nagu tegid, et ta tahtis midagi sealt kokku panna. Aga nüüd seda enam kätte või ligi sellele ei pääse. Aga siis ma mäletan seda, et kui ma siin hakkasin mõningaid oma Samoilovi tõlkeid panema, siis tundub ka, et temalt ma sain esimest niisugust päris head tagasisidet. Et ega tegelikult on üpris raske tõlkeluule kohta kuskilt head kommentaari saada ja ma arvan, et ta oskas päris korralikult vist vene keelt ka. Valga niisugune piirilinn, kus seda vene keelt vaja võib-olla läheb ja võib-olla ka muidu. Nii et vähemasti ta tegi mulle seal mõistlikke ettepanekuid ühe või teise koha paremaks tegemises, nii et sellest oli kindlasti kasu. Ta luges vene keeles. Ta oma mälestustes kirjutab ka, kuidas ta võtab sealt raamatuid Valga nii raamatukogu eestikeelsest kui venekeelsest osakonnast ja ma ei mäleta, seal jälle kurdab, et eesti keeles pole jälle üht, teist, kolmandat ja luges seal täiesti mingid Nobeli autoreid ja asju, et täiesti korralikku kirjandust vene keeles, mida eesti keeles ei olnud siis, võib-olla ei ole siiani tõlgitud. Et vene keelt ta valdas.
Nii, aga aga selles mõttes nagu Tarlap, kes luges vene keeles väga palju. Aga äkki sa räägid nüüd sellest ühisest kirjutamisest? Aga kuidas meil aega on? Kas meil see esimene jupp hakkab täis saama või kuidas sellega on? Ei, veel on aega natuke. 5 minutit on aega rääkida. Ühesõnaga, et selle motivatsiooni leidsin ma siis niimoodi, et mida me siis kirjutame, et 2 nagu erinevat autorit, et selles mõttes nagu raske koos kirjutada, aga siis ma hakkasin mõtlema, et just, et see võlu ongi selles, et on 2 väga erinevat autorit, et kirjutame seda nagu ühte lugu, aga vaheldumisi, nagu 2 vaatepunktist, ühel on ühed tegelased, teisel on teised tegelased, aga tegevus on seesama, lugu on seesama, et siis saab nagu sellise, 2 täiesti erinevat vaatepunkti, täiesti erinevas stiilis. Et ma arvasin, et see võiks olla nagu tugevus ja ma arvan, siiamaani, et see tuligi väga hästi välja, et ega nii erinevat stiili nagu 2 autorit ei saagi. Tähendab, 1 autor ei saa, ma arvan, nagu teadlikult teha erinevat 2 stiili, mis on ikka täiesti erinevad, et seal nagu mingit sellist ühist elementi ei ole. Ja mis mind, et see pani mind mõtlema, et niimoodi saavad 2 autorit teha, et selles ei ole midagi, et me oleme väga erinevad ja stiil on täiesti erinev, võib-olla kohati vastuvõetamatu, et see on nagu väga okei. Et minu meelest krimi asja kirjutama Anman väga hästi sobis. Ma arvan, et ta oli mingi jõustruktuuride tegelane, kas ta oli Kaitseliidus kunagi töötanud või midagi sellist. Et sellist kroonuvärki tunneb ja kroonu keelt valdab, et mina jääksin sellega hätta. Ja teine asi, selline isiklik motiiv oli see, et ma olen üritanud proosat ikka läbi aja kirjutada ja mingeid juppe kirjutanud ka. Aga et kuidagi nagu ei lähe sujuvalt see asi. Et kui oled harjunud luulet kirjutama, siis luuletuse teed see kohe valmis. Ja lehelugusid olen ma kirjutanud ka palju ja neid ma teen ka kohe valmis. Aga proosaraamatuga on see asi, et nagu ei saa teda kohe valmis ja see käib närvidele see asi. Aga see probleem laheneski niimoodi, et kui teha peatüki kaupa, siis üks lõpetatud peatükk, siis on asi tehtud ja saab sellega ühele poole ja ei jää niimoodi selline lõpetamata tööpaine ei jää turjale, mis mind nagu varem segas. Ja kuidas me seda tegime, oli nii, et meil need raamatud olid 28 peatükki, vist ma vaatan kohe raamatust järgi, ma näitan ühte raamatut, see on see esimene, Visa Int Kilingi-Nõmmelt, Legendi sünd. Ja siin peaks siis olema, siin on 28 peatükki. See tähendab, et me kirjutasime seda 28 päeva, 14 päeva. 2 nädalaga on see romaan kirjutatud. Algas niimoodi, et Anman kirjutas hommikul oma peatükki ja saatis selle lõunaks mulle. Mina kirjutasin siis õhtupoolikul oma peatükki ja saatsin siis vastu ööd selle, millal ma valmis sain Anmanile. Ega see väga palju see ühe peatüki tegemine aega ei võtnudki, et ma ikkagi kujutan praegu ette, et mingisuguse paari tunnine võis olla. Anmanil on nagu paremini dokumenteeritud, tema pidas päevikut ka, aga mina päevikut ei pidanud, aga see oli selles mõttes tore kogemus, et luule kirjutamine on minu meelest ikka selline raske töö. Aga proosa kirjutamine on selline chill värk, see vaikselt sujub, läheb, see ei ole selline kondi murdmine nagu hea luuletuse tegemine. Minu arust see looderdamise viis on romaani kirjutamine. Ja lõbus seal juures, aga luuletamine on ka muidugi lõbus, aga luuletamine on füüsiliselt raske ikkagi. Et see on selline nagu tõstmise tüüpi spordiala, et midagi keerulist ei ole, aga jube raske on. Aga ütleme, see romaani kirjutamine on selline, maraton ei ole vist nagu õige selline võrdlus, et on mingisugused kestuskõndimised, kus inimesed päevade kaupa kõnnivad, mingisuguse, ma ei tea, mõõduka kiirusega, seal ei ole mingi väga aeglaselt ei tohi ja kiiresti ei tohi, pead seda ühte tempot hoidma ja seda siis püütakse hoida seal, tavainimene suudab seda hoida umbes 10 tundi või siis profid teevad seal päevades, ma ei tea, mitmed päevad. Rootsis on see kaunis populaarne. Eestis tehakse ka ja seda tehakse siis nii väljas kui sees. Et see tundub olevat selline lõdva ala, et ma arvan, et ma teeksin seda kindlasti seal tavainimese tasemest nagu päevakese kauem. Et sellised kestusalad mulle sobivad loomu poolest hästi. Ma olen ennast kogumas, jah. Tegelikult ma tahtsin öelda selle asja, et see oli päris täpne, et see võrrelda nagu luuletamist tõstmise alaga, sest et luuletamine on selline, et kui sul tuleb see luuletuse võimas mõte või hoog, siis
põhimõtteliselt see on just see, et sa oled tõstnud nagu selle kangi üles ja siis, kui keegi sind segab või kõdistab või midagi, siis see on väga-väga halb, et katkestada. Et ütleme seal, ma kujutan ette, et maratoni jooksu siis korraks võib ju põõsas käia või no ütleme, kui tal just ei ole see spurt või selline lõpuvõitlus juba käes või noh, lonksu vett seal juua. Aga vaat kangi tõesti nagu naljalt ei hakka friikaid vahepeal nagu põiske panema. Et selline mõte, aga nüüd sa võid edasi. Ühesõnaga me kirjutasime siis romaani 2 nädalaga, see on 14 päeva, iga päev 2 peatükki. Anmal alustas, kirjutas hommikupoolikul peatüki ja mina kirjutasin õhtupoolikul peatüki. Ja nii me salime, esimene raamat on meil üle 200 lehekülje pikk, mul ei ole teist käepärast. Ma vaatan, kolmas on siis 157, 160 lehekülge. Ühesõnaga, oleneb siis sellest peatüki mahust asjast, et see näeb ikkagi romaani moodi välja. Võib-olla esimesele sain natuke rohkem õhku sisse, esimeses on ka illustratsioone, ma siin näitan kohe, need on sellised, kes siin näeb või ei näe, et siin on ikkagi, see on ikkagi korralik illustreeritud raamat, mitte lihtsalt niisama. Ma tea, mis siit paistab, peegeldab, nii. Ja siis romaani tegemine ei ole nagu nii hirmus nagu tapmine, et teed nagu 2 nädalat, iga päev paar tundi tööd ja 2 nädala pärast on romaan valmis. Ja ma eeldasin, et see on selles mõttes nagu läheb huvitavaks, et siis ei pea nagu ise ka nagu nii palju mõtlema, et sa teed oma jupi ära ja teine tüüp läheb sealt siis nagu kuidagi edasi, et see on nagu tennis, mis et see pall või see peatükid käivad üle võrgu. Aga Anmanil oli ikkagi tema eest täitsa nagu oma asja, et ta ei haakunud praktiliselt üldse sellega, mida mina kirjutasin. Ja pärast ma päevikust vaatasin, et ta kasutas oma vanu jutte lihtsalt või kuskilt mingeid tegelasi ja mingeid teemasid oma või siis täitsa mingeid vanu jutte pani sinna kuidagi, kohendas sinna sisse. Et selles mõttes tal oligi nagu raske haakuda, et siis seda ma nagu enam nii väga ei lootnud, et sealt tuleb selline tennis, aga siis ta oli nagu sihuke kuidagi teistmoodi. Aga mina ikkagi üldiselt jälle nagu veidi haakisin sellega, et kui tema nagu sellest minu tekstist eriti kinni ei võtnud, siis mina jälle vahepeal vaatasin ikka, mis tema teeb ja sain jälle nalja, eks see vahel käis talle närvidele ka, et ma ei võtnud seda tema tegelasi asja väga tõsiselt. Aga võib-olla ma loen mõne teksti näite, et ma võtan kohe siit algusest esimese köite, see siis ilmus 13. aastal i-kirjastus Saarde Pärnu. Visaint Kilingi-Nõmmelt, legendi sünd. Sellega muidugi päevikus ta kirjutab ka, et sellega oli meil ilmselt mingi vastuolu selle pealkirjaga, aga lõpuks kuidagi, ma mäletan, et mul on üks proovitrükk veel, mis on mingi teise pealkirjaga. Pealkiri oli ilmselt selline, et see oli hästi pikk pealkiri, mis kõlas umbes nii, et Valga kristlased sõid inimese ära, aga seal oli veel alguses mingi pikem, et tõesti see juhtus nii, et Valga kristlased sõid inimese ära. Aga see talle ei meeldinud. Minu meelest oli väga hea pealkiri, aga isegi kujundus oli olemas ja kõik, aga see ei läinud töösse. Ja siis ma loen nüüd Anmani teksti näite, see on esimese peatüki algus. Viimaks ometi, nüüd kandis Sahk uut auastet, vanem komissar. Peaks nagu komissarist kõrgem olema, just kui sakalaste vanem Lembitu, aga ülemuste kohti, kes temast kõrgemal, oli veel rohkem tekkinud. Talle käis närvidele see jama, et umbes iga 5 aasta tagant vahetati auastmeid ja tegeleti muude jaburustega. Igasuguseid ülemusi oli must 1000, aga neid vendi, kes põllul tööl käivad, oli jäänud järjest vähemaks. Tal lähenes 50. juubel ning mõttes mõlkus võimalus, et oma tüsedusele kalduva Kere politsei ridadest mineva peab. Üleminspektor Mürk, 37-aastane luider jutuhimuline sell, oli käinud hommikupoole haiglas, et ära kuulata ühe surija ülestunnistus. Nüüd oli ta oma ülemuse juures ettekandega. Ta oli komissariga selleks hetkeks koos töötanud juba 30 aastat. Boss, paistab, et meie päevakorda on ilmunud seli avastamata kuritegu, ütles ruumi astunud Mürk. Kas ma olen selle looga kuidagi kursis, uuris Sahk. Jah, umbes 2 aastat tagasi leiti endise Valga vangla hoovist kinni seotud ja piinamise jälgedega nooremapoolne mees, kes oli koomas. Kohalikud uurisid ja uurisid, palusid ka meilt abi,
kuid selle kuritöö täideviijad on senini avastamata. Tuleb meelde, mida uut sa selle kohta kuulsid? Suremas olev inimene tunnistas, et tema võttis osa sellest kuriteost. Tegu olnud mingi rituaalse ohverdusega. Neid olnud 6, 4 noormest ja 2 neidu. Tema tundis üht neidu, Tiiu nimelist, kes ta sinna sekti meelitaski. Veel olevat ta natuke tundnud Antsu nimelist, teisi ainult näo järgi. Ta olnud uus liige ja see sündmus olevatki tema sisse pühitsemiseks. Ta ütles, et peale seda ta põgenes Valgast ja pole enam endisi kaaslasi kohanud. Tahtis enne surma koormast hingel lahti saada. Arstid talle elulootust ei anna, iga minut mineja. Nii, ütles Sahk mõtlikult. Ainult mingist hullude sektist me veel puudust tundsimegi. Otsi selle kriminaalasja materjalid üles. Kuidas see tegelane haiglasse sattus? Noh, ja nii edasi ja nii edasi. See on ka Anmani stiil on täiesti asjalik ja mäletan seda, et ta kuidagi nende auastete asjadega tegeles väga põhjalikult, et kuigi minu meelest ei ole nii väga tähtis. Ja mis ma loen teise peatüki alguse, mis on siis selle minu teksti näide. Nojah, kui võmm helistab, hakkab telefon haisema. Mu telefon haiseb 100 korda, seda korda juba 6. minutit paksu ja vedela järgi. Kui on vaja täpsustada, siis ma täpsustan. Mulle meeldib selgus alati ja kõiges. Täpsuse huvides olgu lisatud, et ma pole selgelt nägija ja üleloomulikesse asjadesse ma ei usu. Ammu enam ei usu. Aga kes helistab, seda tean ma alati. Praegu helistatakse politseist. Esimest korda helistati politseist hommikul kell 9, siis ma magasin ja ei saanud toru võtta. Teine kord hakkas telefon helisema 9:30. Magasin siin halvasti, aga toru ei võtnud. Kolmandat korda helises kell 10, täpselt kell 10, nagu kordusega äratuskell, siis kell 10:30, siis kell 11 ja nii pooletunniste vahedega kuni kella 2-ni. Kui ment helistab 8 korda ja laseb alati 10 minutit kutsuda, ei saa sündsatest unenägudest rääkidagi. Ma nägin unes korduvat ja vastikut luupainajat, mille tegevus toimub alati Kiia ööklubis ning on üldjoontes ühesugune. Saarde valla juhtiva ööklubi ülemine korrus on täielikult minu valduses. Absolut vodka voolab ojadena. Vormimütsidesse riietatud naiskolleegid, nüüd küll juba kaugele ja kõrgele edutatud ekskolleegid hööritavad ennast Jörbergi megahiti kutsetantsule saatel. Just sel hetkel, kui mul on ennast mõlema kolleegiga vahekorda sättimas, blond all ja teine blond peal, täpselt siis, kui Jörberg laseb kõlada legendaarsel fraasil, nii nagu mina teen, oo, sisenevad 2 kohalikku eluvenda ja sõidavad mulle molli. Üks mootorrattaketiga ja teine tagumise jalaga. Unes on see isegi veel tüütum kui tegelikult. Jörberg, ma mõtlen. Et see oli siis selline lähenemine tegelasele. See on ühesõnaga, siis on see, räägib üks allakäinud isik, endine politseinik, kes on kuidagi tänu tutvustele kuskil kõrgemates politseisfäärides endine klassivend Ulvar Kapper, see on minu hämmastaval kombel minu klassivenna nimeline tegelane, ka minu pinginaabri nimi oli Ulvar Kapper. Et siis läbi minu tegelase selline soosija kuskil Europoli salakabinettides, mitteformaalses mingisuguses, ma oskagi öelda, mingisuguses terrorismi vasta võitlemise peaaegu olematus kontoris on Ulvar Kapper, kes siis annab nagu minu tegelasele tööd. Ja ta on kuidagi ennast nagu suutnud maha müüa Valga politseile kui rituaalmõrvade eksperdi. Ja siis ta satub kokku nende Anmani tegelastega, hakkavad seda muistset ohverdamisasja seal Valgas uurima. See on siis esimese osa tegevus. Minu meelest tore raamat igati. Ja minust läks see kogu aeg nagu paremaks. Mina ise olen kõige rohkem rahul, vähemalt selle enda osaga kolmandas köites. Mille nimi on siis, mis ta nimi on, Visa hing Kilingi nõmelt ja Donetski Lolita. Et see raamat on kirjutatud, tähendab, ta on ilmunud meil 14. aastal, kus Ukrainas juba mingisugune sõda moodi asi vist käis. Aga see Ukraina sõja teema tuleb sisse teise osa lõpuks. Ma kahjuks teist osa ei leidnud,
aga hämmastav on see, et see teine osa on kirjutatud enne seda Ukraina sündmusi, et võiks öelda, et see on teatav prohvetlik ja tulevikku ettenägev teos. Ideed on õhus, öeldakse selle kohta? No ideedeks on seda vähe nimetada, tapatalgud ja seatembud on õhus. Ja mitte ainult siis, kui see raamat on kirjutatud, seda ma arvan juhtub ka lähitulevikus. Kurjus on õhus. Kas seda raamatut peale raamatukogu ka kuskil saadaval veel on? On teda kuskil poes või ole? Ma ei oska öelda, vaevalt küll. Ma arvan, et need on tagastustega. Midagi peaks mul endal olema, mingisuguseid asju. Et kui keegi tõesti väga huviline on, siis ma pean hakkama kuskil lademetes kaevama. Tõenäoliselt kuskil Sanga talu kõrvalruumides, mingisuguses endises köögis raamatulademetes. Et ma kindlasti ma arvan, et esimest ja teist köidet ilmselt oli nagu rohkem, kolmandat vist natuke vähem järgi. Aga põhimõtteliselt peaks saama. Aga mul endal ma ikka hooplemist ei suuda jätkata, et see kolmas osa mulle väga meeldib. Ja kolmanda osa selle minu tekstiga saab tegelikult, seda saab lugeda sellest mis siis on nüüd see paks raamat Armolu prügikast, valuraamatu 4.–8. köide, et seal on siis lisades on see kolmanda osa, minu kirjutatud osa on seal saadaval. Et seda on võib-olla kõige lihtsam saada siis kas poest või raamatukogust. No nii, aga ma mõtlesin, et võib-olla ma loeksin ka mõned jupid sellest Anmani päevikust, mis minu meelest on väga huvitav teos, siis me saame võib-olla edasi minna. Lühike sissekanne, see on 1. märts 2013. Jälle kirjutan kladesse ja loomulikult pole mul jälle töökorras arvutit. 2-3 kuuga läksid 2 arvutit hingusele. Esimene oli kõva tööloom, kuid väsis lõpuks ära, aga teise sain kasutatuna ja nendega on rohkem jopastamise värk. Umbes nagu põrsa kotis ostmisega ja sellega on tavaliselt nii, et eriti ei vea. 4. märts 2013. Arvutit endiselt pole, aga on lootus saada üks kasutatud läpakas kivisildniku käest. Sveniga oli ühendus umbes nädal aega kadunud. Ta oli minu telefoninumbri kaotanud ja mina olin tema nime taha salvestanud kurat teab kelle numbri. Hea veel, et pikkade kutsungite peale keegi ei vastanud. Eile helistasin õele ja ütlesin talle, et ta saadaks Facebooki kaudu sõnumi Svenile. Igaks juhuks lisasin ka oma uue telefoninumbri. Asi toimis. Meie kaasse kirjutatud raamatu ilmumine venib. Svenil olid vahepeal mingid perekondlikud värgid ja seega ei õnnestunud mingi peatüki parandamine. No ja, nagu sellest veel vähe oleks. Siis ka toimetaja hüppas alt ära, kuid uue toimetaja leidmine ei tohiks suur probleem olla. Muidu kõik vanaviisi, pool näljas ja võlgades, aga hing on sees ja katus pea kohal olemas. Nii et kõige hullem mu seisund siiski kah pole. 12. märts 2013. Eile sain Sveni saadetud läpaka kätte ja täna alustasin Krimka teise osa kirjutamisega. Fundamendina kasutan ühte oma varasemat krimijutustust. Mul selle võrra kergem, aga ei taha ju lasta tehtud tööl raisku minna. Lisan ka mõned varem kirjutatud humoreskid, sätin nad nii, et sobiksid jooksva looga. Tegelikult minu 2 peamist tegelast, Sahk ja Mürk, ongi sellest minu varasemast jutustusest pärit. 9. märts. Alustasin ma siiski Visa hinge Kilingi-Nõmmelt 2 kirjutamist mõni päev peale läpaka saamist. Heal juhul lõpetan täna oma peatükid ära. Siis jääb veel Svenil üks peatükk kirjutada ja ongi krimisarja teine raamat valmis. Jälle 28 peatükki, kuid kuna peatükid on reeglina meil pikemad kui esimeses raamatus, siis tunduvalt priskem. Siiski tuleb veel viivistleda ja toimetada tuleb teksti. Siis võib alles öelda, et käsikiri on valmis. Kuid see kõik on juba köömes selle mahukama ja loovama töö kõrval. 2 nädalaga romaan, kõva sõna. Muidu midagi eriti uudist ei olegi, vast ainult see, et Imbi Paju käis Valgas esinemas ja seal tõusis üles teatri asutamise küsimus. Tahetakse, et ma hakkaksin uuesti seda asja vedama. Ei taha, kui aus olla. Pealekauba kirjutamist on sel aastal üsna palju, nii et olen häälestatud seda asja mitte vedama. Aidata võin natuke, näiteks kirjutada mõni lühinäidend sellele uuele teatrile. Vahelepõike korras Anmalin on kuskil kogumikus mingi lühinäidend ka ilmunud, aga seda ma ei ole lugenud, nii et ma ei kujuta ette, mis asi see täpselt on. Minu meelest oli see midagi, mis oli mõeldud koolidele. Nii, 30. aprill, 13 aasta.
5. aasta läheb seda mõttemõlgutuste asja ajades. Algul arvasin, et 3 aastaga on raamatu jagu materjali olemas. Tuhkagi. Nüüd on 4 aastat siia kirjutatud ja materjali priske jutustuse jagu ehk umbes 16 000 sõna. Ongi nii parem, sest muud veel avaldamata loomingut on päris palju kogunenud. Üleile panin punkti romaanile Seik ja tema eluseigad, päris omapärane teos. Rohkem ei kavatse seda teost lihvida. Loen veel korra läbi ja parandan ära mõned sisse lipsanud kirja ja trükivead. Viisin eile parandused sisse ühisesse kriminaalromaani Visahing Kilingi nummelt 2. Tuli ühe peategelase nimi ära muuta. Pauli nimi, sest suguvõsa olevat talle survet avaldanud. Mis siis ikka, tegelikult sai ta ju täitsa tasuta reklaami, mis ühele krimikirjanikule liigne ei tohiks olla. Eks ta ise tea. Teen siin vahele värkus, et tegemist oli minu koolivenna Paul Pajosega, kes rõõmuga soostus olema tegelane esimeses köites, aga kui see nagu müügile tuli, siis tekkisid komplikatsioonid. Nii et siis sai Paul Pajosest Paul Park ja hiljem Paul Pargist sai Paul Pank. See on seesama, ma arvan, et see oli minu tegelase nimi oli Paul. Nii, 20. juuni 2013. Mind suudeti üllatada. Ei ütleks, et väga suurelt, sest maailm on niikuinii täiesti segi läinud. Lähenesin Maxima kauplusele, kui minu läheduses parklas peatus punane Nissan Micra. Autost väljusid 2 naist. Vanem neist umbes 45 aastane, noorem vast 20 aastat noorem. Nähtavasti ema tütrega, sest väga sarnased olid. Ema peatus ja jäi mulle otsa jõllitama. Vau, hüüatas proua, kurat. Sattusin veidi paanikasse ja hakkasin vaatama, kas püksilukk on ikka kinni või kusagilt midagi määrdunud või katki. Ärge nüüd nii ehmunud nägu tehke, kostis proua. Te olete lihtsalt nii isane. Sattusin veidi pahurasse tuiu. Nähtavasti mingi lümfomaan, mõtlesin. Imelik oleks kah, kui ma emane paistaks, vastasin talle. Te olete isane otseses mõttes, mitte ülekantud. Oh aegu, naised teevad juba meestele komplimente. Tähendasin vastuseks. Kas te olete vaba? Järgnes küsimus ja ta astus mulle üsna ligi. Tütar jälgis huvitatult toimuvat. Jep, täitsa vaba, vastasin ja kõndisin minema. Kui olin oma 100 meetrit eemaldunud, siis mõtlesin, kas ikka tasub nii vaba olla, sest üsna kena naine oli. Kuid samas meenus, et olin ostnud just mõned õlled ja pea oli haige ning kõige tõenäolisemalt oli see naine nümfomaan. Võib-olla oli viinud tütre treeningkäigule, lõin käega ja liikusin kodu poole edasi. Nii, ja üks sissekanne veel, see on siis 7. juuli 2013. Eile hakkasin just koridorist väljuma tänavale, kui alumise korruse naaber ukse avas. Ta elab korter 1. Meie trepikojas on korterid 1-4, 2 esimesel korrusel ja 2 teisel. Ta palus mul enda poole sisse astuda ja uuris, kas ma tahan enda pea ära parandada. Olin imestunud ning vastasin talle, et mul pole pea haige, mis oli ka täiesti tõsi. Selle peale lubas ta, et see saab mul haige olema. Saatsin ta pikalt, sest ei olnud tõesti mingit isukärakat panema hakata. Aga naaber oli omadega tõsiselt läbi. Käed värisesid ja välimus oli üsna sant. Ta palus, et ma tooks talle 2 viina ja ulatas 20-eurose rahatähe. Tuletasin talle meelde, et ei kavatse jooma hakata ja vast tal aitab siiski 1 pudelist. Ta jäi ikka 2 pudeli nõudmise juurde. Mõtlesin, mis ma mõtlesin, kuid jõudsin otsusele, et niikuinii linna minek on ja ka poest tuleb läbi minna. Nii et nõustusin. Kui tagasi jõudsin, siis mõtlesin, et mõne pitsi võiks ikka vaevatasuks võtta. Olime poolikuga poole peal, kui tema poole hüppas sisse üks meie maja linnuke, kes viina ei võtnud, aga õllele pani kõvasti pihta, sest oli nende jaoks 2 pudelit võtnud. See moor hakkas pika peale pinda käima. Tal hakkas õllest väheks jääma ja kuskilt nähtavasti kõvasti kihelema. Pooliku võtsime siiski lõpuni ja siis lasin ma jalga. Täna tulen lõunapaiku linnast, naabrimees valvab mind juba välisuksel. Kurat teda võtaks. Käis mõte peast läbi. Naabrimees, aita ja kogu muu säärane jutt. Mehel oli välimus veel mõne pügala võrra sitem kui eelmisel päeval.
Tükk aega vahutasime koridoris. Lõpuks jõudsin arusaamile selle, et poes ärakäimine võtab vähem vaeva kui tema tüütav peale käimine. Ju siis polnud momendil majas kedagi muud, kes ära käiks. Ta selle värgiga tegelikult väga harva tülitab mind ja pakub alati ka mõne pitsi või teeb õlle või 2 välja. Mul pea muidugi haige ei olnud, sest poolest pudelist viinast ei teki mul isegi head söögiisu, haigest peast rääkimata. Käisin ära ja tõin talle jälle 2 viina, sest ühega ei tahtnud ta kuidagi leppida. Ega ta nüüd varem vist lõpeta, kui raha läbi ja see on läbi 2-3 lähema päevaga. Seda ma juba teadsin. Et selline kaunis ilusti kirjutatud ja tüüpiline Almani päeviku koht. Minu lemmiklause on siin see, et mul pea muidugi haige ei olnud, sest poolest pudelist viinast ei teki mul isegi head söögiisu. See on korralik Anmali lause. No, et sellega võiks praegu tema, et see on tõesti väga värvikas päevik. See on mahukas ja tegelikult mitmekülgsem kui siin praegu seal on tema lugemismuljeid ja isegi mingid ühiskonnaelu tähelepanekuid, mis on ka tema kombel sellised veits iroonilised ja kuidagi öelda sellised lihtsad ja selged, aga mitte liiga lihtsad. Et tore on see tema päevik, et ma loodan, et seal kunagi õnnestub seda ilmutada, aga hea, et Anmalil niigi läks, et ega Valga kirjanikul ikkagi, kui ikka raha ei ole ja seda tal ei olnud ja hästi palju on tal seda töövärki seal, kuidas ta käib mingil töötu asjadele ja pakutakse jälle mingit tööd ja see töö on mingi absurdne kurnamine, mida talle seal pakutakse, et tegelikult ka selline ühiskonnaelude kirjeldus, elukirjeldus on seal kaunis täpne. Nojah, tema lahkumine oli ka niimoodi, et ega keegi suurt ei teadnud. Päris paljud veel tervitasid teda siin sünnipäevalgi Facebookis, sest nagu me teame, Facebookis ei kao ju see konto ära kuskile ja keegi seda üles ei pane teadet siis. Aga ma sain natukene ennem teada, nii et ma mõnele siis nimetasin, et vale meest nagu tervitate. Aga lõpetuseks võiks... Tegelikult ma teen siia veel ühe reklaami vahele. Ma arvan, et tahaks sellest raamatust kunagi rääkida, mis on väga sarnane Anmani päevikule mingis mõttes, selles mõttes, et see on Ingvar Luhaääre nagu välja antud raamat, selle aluseks on tema ema päevikud ja tema ema oli koristaja nõukogude ajal. Selle raamatu nimi on Ja õnne elus, Vana Viljandimaa romaan. Esimene köide on ilmunud aastal 1997 ja siis on teine köide roosa kaanega on ilmunud 98. Et see on täielik fenomen. Et lihtsate inimeste elust, on kirjanikke, kes fantaseerivad lihtsate inimeste eluteemadel ja see on nagu ta on, aga Anmani päevik ja see Luhaääre ema nagu päevikutel põhinev romaan on ikkagi ehe materjal ja sellisel on oma võlu, et ma tõesti soovitan, see on päris elu. Ja lõpetaks siis Aarne ühe luuletusega. Nii. Ja see oli tal minu meelest üks esimese kogu luuletus äkki. See on ka jälle niisugune selgeltnägijalik. Sa ütlesid, et tal on neid selgeltnägija võimeid vist. Või nii. Kas minu laul on juba tõesti lauldud? Huvitav. Ma pole veel laulma hakanudki. Pole minult tulnud ühtki viisijuppi. Pole ma lausunud sõnakestki. Huvitav. Tundub tõesti lool lõpp olevat. Jääbki see laul laulmata. Jääb vaid meenutus võimalusest. Leidsin ühe lühikese luuletuse 5. või ma arvan, et see on 5., jah, mitte 6., vaid 5. kogu käsikirjast ja selle pealkirja on 3 rida, see on kirjutatud 17. aastal, 18. veebruaril. Elada tahaks, hästi elada tahaks, aga läheb nagu läheb. Jah, et ka seal 5. kogus oli toredaid luuletusi. Et kunagi võiks ikkagi võtta ette sellise, ma ei oska öelda, mis see on, gigandi töö, see on nagu Achillese töö, et lugeda läbi nagu kogu selline vähem tuntud luuletajate looming
ja me oleme siin varem ka rääkinud sellest suurepärasest luuletusest, mille kirjutas kunagi Leonora tule appi, kes Pärnumaa poeet meil on, Tiit Merenek. Ja, Tiit. Tiit Merenek ei ole väga tuntud luuletaja ja tõesti tal ei ole väga palju häid luuletusi, aga mina võtsin kätte, kuna tõesti juhuslikult panin kotti ükskord sööma minnes tema luulekogu, ühe 90ndate alguses ilmunud luulekogu ja seal oli üks vapustav luuletus, mille kujund oli, see põhikujund oli lühike, lihtne loodusluuletus, mille see põhikujund oli sihitust põdev lagendik. See on asi, et selliseid asju juhtub ja Anmanil juhtus neid ja Merenekil juhtus neid ka. On selliseid vähem tuntud ja harrastusluuletajad, kellel ei ole kunagi nagu, ei ole üldse midagi ei ole. Ja on neid, kellel siis ikka joppab. Ja tegelikult on kahju, et need luuletused lähevad kaduma, nad ei satu sageli antoloogiatesse, keegi ei tea ja neid on ka raske kätte saada, sest tõesti, kui 90 leheküljeses raamatus ongi ainult see üks luuletus, jõuad sa seda läbi kammida, sa loed enne 60 luuletust läbi, üks on hullem kui teine, sa viskad raamatu käest ära, aga ei tea, tegelikult ikkagi, ma ütlen, keegi, kes on väga ennast salgav ja selline masohhistlike kalduvustega, palju vaba aega ja kirjanduslik maitse, võiks selle jõleda töö ära teha, et tegelikult see on projekt, mida oleks vaja teha, et meil on ju praegu väga palju selliseid tunnustatud luuletajaid, kes ei ole kirjutanud ühtegi head luuletust, nagu head Anmani luuletused või head Mereneki luuletused ja toome kohe konkreetseid näiteid, näiteks Karoliine Pehalgas. 0. Mitte midagi sinna lähedal ei ole. Kõik auhinnad on olemas, töökohad on olemas, töötab ajakirjas Looming, on rikkunud ära oma mingis töös noorte ajakirjas ilmselt terve põlvkonna mingisuguseid tegelasi, tulemuseks on mingisugused rähmaste silmadega vanavarade idekesed, on need siis mehed või naised, see on kogu see porukas, mis sealt tuleb jõledus. Et ei kõlba lugeda, peavool ei kõlba enam üldse lugeda, tuleb hakata lugema mingeid endise aja harrastajaid, et üldse mingisugust kirjandust leida. Nii kaugele oleme jõudnud, seda tahan ma öelda ja mul on õigus, kui ma seda ütlen. Ja kes selle korraldanud on? Kampluurjuseid ja idioote. Metalli otsjaga peaks ringi käima, selleks ikka luuletus. Oleks see lihtne, selleks oleks vaja mingit ekspertiisi, aga seda ekspertiisi ei ole ju ekspertidel. Andmemahte peab läbi hullult töötama, see on see vaev. Võtma lihtsalt järjest. Mis on tegelikult, oleks sellised 3 inimest olemas, panna nad tööle, maksta neile kuupalka, saaks mingisugune paar head köidet, päris korralikku luulet. Absoluutselt läbi aega. See on nii äge, kui saavad inimesed lugeda mingeid selliseid asju, millest nad olemasolust pole nagu aimugi mingeid selliseid luuletusi. Kunagi Sommer kirjutas Loomingus aasta ülevaate, ma ei mäleta, mis aastal see oli, kuskil, ütleme 2000 kuskil alguse poole, kus ta põhimõtteliselt nagu ignoreeris nagu tuntud luuletajaid ja ülistas täiesti tundmatuid ja suvalisi tüüpe. Minu meelest see, mis ta tegi, oli vale, sellepärast et need tüübid, keda ta ignoreeris, olid küll tuntud, aga suhteliselt head luuletajad, üldjuhul. Ja need, keda ta siis haipis, olid küll tundmatud, aga ikkagi nagu viletsad luuletajad. Aga see printsiip mulle meeldib, otsida sealt, kus ei otsita. See on õige mõte ja tegelikult, kui ikkagi mitte otsida ainult mingi kiusu pärast, et kiusata mingid tuntud luuletajaid taga, kes on temast paremad ja tuntumad, vaid ikkagi otsida sealt, kus need üksikud nagu sellised vaimustavad pärlid on olemas. Et ma arvan, et see oleks hea projekt ja seda võiks teha. Aga vähemasti mina seda ilma rahata tegema ei hakka, see on kohutav ja jõle töö ja ma arvan, et mul on nagu midagi muud ka elus teha kui seda, aga kuigi Eestis enam tõesti ei ole ühtegi inimest, kes aru saaks, mis on kirjandus ja luule ja mis ei ole, ma ei tea, võib-olla tuleb tegema hakata, aga see on väga kallis töö, absoluutse kirjandusliku kuulmisega inimesi ei saa ilma rahata, vabandada, ei tule välja. Nii, aga mis me edasi teeme nüüd? Kellel on ideid, kas me läheme Baudelaire juurde? Või enne äkki tervitame tänast üht Pärnust sündinud luuletajat. Jüri Kaldmat võiks tervitada siit. Tere Jüri, tere kursuse vend. Et sa olid taga ühel kursusel või? Ja, kui ma ajakirjandust õppisin, siis esimesel kursusel me olime koos, aga siis vist tema isegi takerdus veel varem kui mina, et tema võttis varem, ma arvan, akadeemilise või tontab mille. Aga alguses me olime koos.
Tal on täna sünnipäev, nii et peale selle on veel kaks luuletajat muidugi, kes on juba surnud ja keda võib-olla vähe teatakse. Üks on niisugune punane luuletaja Valter Kaaver ja siis on see Martin Lipp, kes Eesti lippu kõik teavad, eks, aga tal on ka veel midagi. Tegelikult mul on üks tore Valter Kaaveri, ma mõtlen, üks luuletus võiks olla, mis tal oli ilusaid asju kirjutas, tähendab, see Valter Kaaver on 117 aastat tema sünnist, et selles mõttes on ta niisugune arbujate kaasaegne ja siis ta kirjutas alguses ka väga arbujaliku stiilis, aga hiljem ta läks ju poliitikuks ja punaseks ära ja tegeles Nõukogude võimu propageerimisega ja nii edasi. Ühesõnaga, ütleme otse välja, tegeles inimsuse vastaste kuritegude ja roimadega, vähemalt nende õigustamisega. Jah. Ja siis hakkas kirjutama siis sellist punast luulet, aga ütleme, alguses on päris häid niisuguseid asju tal. Nii, ja Martin Lipul on rohkem luuletusi ka. On sul mõni Kaaveri luuletus käe pärast? Mul ei ole praegu siin, mul on raamatu virna taga need proletaarse kirjanduse õpikud ja antoloogiad. 50-ndatel seal anti neid nagu lademetes välja. No ma loen siit ühe niisuguse punase luuletuse siis. Neile, kes tapeti. Õhtu mõisteti meid ja paljud hommiku vint tappis. Komandant karjus vaid nime. Välgatas tääkide raud, surmakambrite plint. Veri nirises öös, maa oli must ja pime. Tuul puhus kõledail teil, haua asemel auk valmis me puhkuseks. Tund õudu lagistas. Kuskil lähedal siis kajas läbi ööpauk. Maatsen kisendas öös, jubedalt pragistas. Meie ei karjatanud huul, palveid ei lugenud suu. Punase lipu võit südames värises. Sõdurist piirat teed, haigutas kaagipuu, hommikuvalgus ja pilvedes kärises. No niisugune kistud riimiluule siis. Jah, eks ta selline uinutav on ja kui nüüd üritada leida, kas seal mõni kõva koht ka sees oli, mulle tundub, et ega ikka ei olnud, et väga triviaalne ja labasevõitu. Aga ütleme, päris esimesed luuletused olid tal nagu normaalsed enne seda vist noorpõlve ajal, siis tuli asi nagu paremini välja, kui armunud noor oled. Aga Jüriga, Jüri Kaldmaga on ju see lugu, et ta paar kogu ju kirjutas ja tükk aega tagasi, aga siis ta hakkas rohkem ju neid näidendeid kirjutama, teatrikritikat tegema ja lavastama ja ma ei tea, mida veel, eks. Ma ei tea, kui palju ta nüüd tükk aega ei ole talt luuletusi ilmunud. Üldiselt ma soovitan Jüri Kaldma luuletusi küll lugeda, mõnest tema kaubamärk on siuke ropu võitu armastusluule või mis on erootikast ikka sammuke edasi, et ei ole paha, sellist kraami Eestis palju ei kirjutata, Jüril tuleb see hästi välja, ta on ikka korraliku vormiga luuletaja parematel hetkedel. Ja vorm on tal väga hea. Ma võin siit mõne lugeda, mis mul on. Jaa. Ma suudlesin sind kooli riidehoius. Kõik mantlid naersid, saapad sahistasid. Ja miski liigutas su kehas loius, kui hämaruses emmata end lasid. Sa polnud plikake, kes näisid eile. Ma tundsin sinu ihu küpset kirge. Kuu läbi varbade siis viipas meile ühtaegu ümar, kõver kui ka sirge. No, väga head riimid, väga hea rütm. Selles lõpp on päris hea. Ei saa öelda, et seal luulet seal lõppu ei ole. Nii, ja... Lapse vaev. Panin luuletused ahju. Nüüd on tuba soe. Pulbrid võtsin, heitsin pikali ja jäingi.
põlend värssi enam keegi kunagi ei loe. Kuivab tasapisi tilgatuks too väingi, mis mind lahutas maailmast, mis mind piinas siis, kui mul kõikjal jalus tolknes riimikorjus. Valmis enda kaotamise kobavarges kiis hallaööl, kui aastaid oli kestnud orjus Luulesaare vangina. Üksik olin seal. Mina magan, aga Jumalal on tuhud. Tema pingutab, kuis pingutanud pole eal, kui mu sõõrmeisse uut eluvaimu puhub. Aga jah, tal on armastusluulet päris palju või tegelikult seesama Lapsevaev, eks see on see teine kogu, kus see nimiluuletus nüüd viimane oli. Selles on hästi palju armastusluulet. Nii, ma vaatan. Üks veel siis. Puud purjutavad haigla akna taga. All taeva paistes põskede Johann Sebastian Bach. Veel kestab hetk, mil enam ma ei maga. Ent pole üleval, ei ole ellu ärganud. Ei leia prille kommutilt et kapilt ja tuules liperdab nii helilooja lips kui frakk. Ei leia prille. Paljalt põllulapilt maestro tõuseb lendu nagu varblane või hakk. Jõudu tiheneb, tuisk tõotab ängi. Ma olen äkki erk ja elevil ja hämmeldund. Kättpidi tirib tagasi mind sängi seesama meelas neitsi, kelle niudest nägin und. Et mulle see meeldib selles mõttes, et see lõpp keerab jälle niimoodi selle kena keeru sisse, mis ühe luuletuse lõpus peab olema. Jah, nii see on. Et ta valdab vormi ikkagi päris hästi seda just riimiluule kirjutamist ja tal kuidagi riimid on ka ägedad ja head vahel, mis ei ole eriti tavaline. Nii on. Nii. Aga nüüd läheks tõsisema tegelase juurde siis äkki. Jah, nii Jüri, nüüd me läheme tõsisemate tegelaste juurde. Ja nii. Nüüd me läheme Baudelaire'i juurde, nii et mühiseb. Jah, siin mõni päev tagasi 200 aastat Charles Baudelaire'i sünnist. See on selline mees, kellest ei saa üle ega ümber midagi minna. Võiks öelda selline raibe. Jah. Huvitaval kombel on temaga nüüd niisugune lugu, et ega tal neid ju teoseid nii väga palju ilmunud ei ole, aga millegipärast on ta nii tähtis tegelane, et siis iga teost on vähemalt 6, 7, 8 või rohkemgi tõlkijad siis püüdnud tõlkida. Nii et Eestis hakkas sellega pihta, et Marie Under tõlkis kõigepealt seesama, mis sa ütlesid, Leonora, väikesed poemid proosas. Väikesed poemid proosas ja siis tema peateos, mis on Kurja lilled või Kurja õied, et seda on siis tõlkinud nii üks kui teine kui ka kolmas. Nüüd viimane tõlge vist põhjalik on Tõnu Õnnepalult. Aga nii palju kui mina olen neid lugenud, siis mulle ikkagi meeldivad rohkem siis kas Sanga või Kaalepi tõlked. Aga tõlkinud on siis ka Ants Oras, Märt Väljataga, Johannes Aavik veel. Ja kindlasti on neid veel, kes on kätt proovinud tema kallal. Miski peab olema see põhjuseks, et nii palju
seda tõlkida tahetakse või jälle uuesti. Indrek Hirv ka, üksikuid. Indrekul on ka head tõlked. Mis on? Ja Semper ka. Semper ja Semper, jah. Aga täies mahus nüüd kõik luuletused vist selle Kurjalilledest on vist siis Õnnepaluva, sest et mulle tundub see kogumik mingi 66 kurja lille, mis vahepeal Kaalepil oli, et seal nagu kõik ei ole. Laaban tõlkis ka. Nii et Laabanil on ka päris huvitavaid tõlkeid. Kas Laabani omad on siis seal Marseias või kus kohas neid saab lugeda? Oma luulet ja võõrast. Ja magnetilises selles oli ka sees. Mul just laps unustas ära tuua, tellisin portsu neid Laabani asju, kuigi oma luulete võõrast peaks mul ikka olema, aga ma ei otsin praegu välja, sest ma keskendusin väikselt poemid proosast praegu rohkem. Tal on seal Aabel ja Kain on üks niisugune äge pikem asi tõlgitud. Ja. Nii. Laabanit saame ka tervitada, sest et nii-öelda, kuna Laaban 100 on see aasta lõpul. Aga sa pidid vist nendest Underi tõlgitud? Ja ma panin juba prillid ette, aga ma tõmban veel kaartinad ka eest. Et mul meeldib igast seoseid leida, et see postmodernism, siin see pilt on ka siin niisugune postmodernistlik särgi peal, et postmodernistlikus väikest viisi mõtlejana tahan kogu aeg mingeid seoseid leida ja just saate jooksul ka mõtlesin siin mingi hetk, et millest meil see saade tuleb, eks ju, Anman ja Baudelaire, et huvitav, kuidas see nüüd värk nüüd omavahel nagu kokku klapib. Ja aga just need linnalood, et Anmanil olid siis Valgast, aga Baudelaire'il on siis Pariisist. Ja kui see Sven siin luges päevikus seda, et kuidas Anman oli temalt siis arvutit laenanud, siis lugesin Marie Underi väikse meenutuseks lugejale siin väiksed poemid proosas lõpus ja siin ta siis räägib sellest, et nad suhtlesid Balzaciga ja ta oli ise väga hindas ja fännas Balzaci, et siis kujutasin ette, et kuidas siis üks või teine ka nagu natukene paberipoognaid laenab vahepeal või on pliiatsid nüriks läinud. Sellised seosed tulid ka meelde. Ega see tegelikult laenamine ei olnud, sest et mis ta seal laenab, et inimesel on arvutit vaja, annab talle arvuti ja on tehtud. Ja vana arvuti kaua see ikka kestab. Ma lihtsalt loen natukene siit seda algust, mis on nagu kirjaniku selline eessõna, aga ta on pühendanud selle Arsène Housseile, kes oli ka kirjanik ja kirjutas kujutavast kunstist, kriitikat ja juhtis teatreid. Aga see on selline hästi armas, nagu põhisõnum on siin see igatsus sellise poeesia vormi järele, et olla sellest riimist vaba ja samas säilitada luule omadused. Et ma loen mõned lõigud siit algusest. Mu armas sõber, saadan teile täna ühe väikese teose, millest olemata ebaõiglane ei või öelda, nagu poleks selle ei saba ega pead, sest just vastupidi, kõik selles on korraga nii pea kui saba, vaheldumisi ja vastastikku. Mõelge, palun teid, milliseid imeväärseid mugavusi pakub meile kõigile see kombinatsioon, teile, mulle ja lugejale. Me võime katkestada, kus tahame. Mina oma unistused, teie käsikirja ja lugeja lektüüri, sest ma ei seoda tõrkuvat tahet ülipeene intriigi lõpmatu niidi külge. Eemaldage üks selgroolüli ja selle lookleva fantaasia ülejäänud otsad lasevad end vaevata taas ühendada. Hakkige ta arvutuiks katkeiks ja te näete, et igaüks neist võib elada ka omaette. Lootuses, et mõni neist osadest on küllalt elav, et teile meeldida ja teid lõbustada, julgengi teile pakkuda kogu selle mao.
Kes meist poleks oma auahneil päevil unistanud poeetilise proosa imest, musikaalsest ilma rütmi ja riimita, küllalt nõtkest ja küllalt kontrastide rohkest, et kohaneda hinge lüüriliste liigutuste, unelmate lainetuste, südametunnistuse sööstudega. Ja siis see on ka nagu talle tähtis, et kuna need on kõik siin Pariisis nagu inspireeritud ja Pariisis kohatud tüüpidest ka saanud siin ainest, siis ta mainibki veel ära, et just see elav läbikäimine hiigellinnadega, nende loendamatute suhete ristlemisest sünnib see painav paleus. Et just see linn kui tervik, aga samas kogu aeg, kui sa zoomid sisse, siis sa näed kogu aeg lugusid siin vasakul paremal. Et temagi ju räägib siin lihtsatest ja maha käinud inimestest ja siis sellest, kuidas inimesed nende peale vaatavad. Ja kirjutatud on siis, esmatrükk oli 1868 ja Eestis ilmus 1930. Ma siis loeks mõne näite ka. Lehekülg 16. Narr ja Veenus. Milline imeilus päev. Avar puiestik raugeb päikese põleva pilgu all nagu noorus armastuse vallas. Ükski heli ei ilmuta asjade üldist ekstaasi. Isegi veed on nagu suikunud. Hoopis teisiti kui inimeste peod on see siin vaikne orgia. On nagu lööksid asjad ikka enam ja enam sädelema, sest kasvavas valguses, nagu põleksid erutatud lilled soovist võistelda oma värvide tugevuses taevasinaga ja nagu tõstaks soojus, tuues nähtavale lõhnad nad päikese poole nagu suitsu. Siiski nägin ma selles üldises rõõmujoovastuses üht nukrat olevust. Ühe hiigel Veenuse jalamil, ent täiesti vastu pjedestaali surudes, üks neid narre, üks neid vabatahtlikke veiderdajaid, kelle ülesandeks on kuningaid naerutada, kui süümepiinad või igavus neist võimust hakkavad võtma. Silma torkavalt veidras ja naeruväärses ülikonnas, peas sarved ja kuljused, tõstab ta oma pisaraid täis silmad surematu jumalanna poole. Ja ta silmad lausuvad. Mina olen kõige viimane ja kõige üksildasem inimeste seas, ilma jäetud armastusest ja sõprusest ja küllap selle poolest väetim ebatäiuslikumastki loomast. Aga siiski olen loodud ka mina, et mõista ja tunda surematut ilu. Ah, jumalanna, tunne mulle kaasa mu kurbuses ja hulluses. Kuid halastamatu Veenus vaatab kauguses, ei tea mida, oma marmorsilmadega. Selline lugu. Teine lugu, mille ma võtan leheküljelt 37, on Maailm juustes. Lase mul kaua sisse hingata oma juuste lõhna, kasta neisse kogu nägu nagu janune süüvib allikasse ja neid hõljutada käega nagu lõhnavat rätti, et neist raputada mälestusi õhku. Kuis võiksid sa teada kõike seda, mida näen, kõike seda, mida tunnen, kõike, mida kuulen sinu juustes. Minu hing rändab lõhnul nagu teiste inimeste hing muusikal. Sinu juuksed sisaldavad terve unenäotäie purjesid ja maste. Nad sisaldavad suuri meresid, mille mussoonid mind kannavad hurmavate taevakaarte poole, kus laotus on sinisem ja sügavam ja kus õhku lõhnastavad puuviljad, lehed ja inimkehad. Sinu juuste ookeanis aiman nägevat sadamat kihisemas melanhoolsetest lauludest, kõigist rahvustest, tugevatest inimestest ja igakujulistest laevadest, mis oma peene ja keerulise arhitektuuriga lõikuvad mõõtmatusse taevasse, kus laiutab igavene kuumus.
Sinu juuste hellitamises leian taas möödunud pikkade tundide rauguse, mis veedetud diivanil ilusa laeva kajutis. Kiigutatuna sadamavee vaevu märgatavast õõtsumisest, lillepottide ja värskendust pakkuvate õhuniisutajate vahel. Sinu juuste hõõguval koldel hingan sisse tubakalõhna, segatud oopiumi ja suhkruga. Sinu juuste öös näen särahtavat troopika asuuri lõpmatust. Sinu juuste udemetes randadel joobun lõhnust, mis segatud tõrvast, muskusest ja kookosõlist. Lase mul kaua näriskella oma raskeid ja musti palmikuid. Kui tunnen hamba all sinu elastseid ja tõrksaid juukseid, näib mulle, nagu elaksin uuesti läbi oma mälestusi. See on küll väga luuleline ja selline mõnusalt varieerib ühte teemat, et põhimõtteliselt lihtsalt väga selline fantaasiarikas. Mulle meeldis näriskella. See on tõlge. Et ikka üllatusi oli ka, et ei olnud lihtsalt uinutav, ma loodan, et ei olnud lihtsalt uinutav poeem, et siin tuli nagu sellist konkreetsust, et kui on ikka lõhnad ja maitsed, siis kookosõli ja igasugused värki. Mulle meeldis igal juhul. Ja üks oli veel, mida ma veel kahtlen, mida ette lugeda 78. See on jälle minu selline kiiks, et kui ma leian mingisuguseid muusikaga seostuvaid teemasid, siis ma päris lehile ei lähe, aga ma lihtsalt tahan, mul pakub huvi, et mis siis on mingil kirjanikul öelda. Aga siin on poeem pealkirjaga Türsos ja pühendatud on Franz Lisztile, kuulsale heliloojale tolleaegsele, kes on ka Tartus käinud, nagu me kõik teame. Ta tegi seal Tartus. No ta oli tegelikult tuuril, nagu slaavi tuuril ja käis, ei tea kus, ma ei tea nüüd, Peterburis ilmselt ja kuskil kaugemal ja siis ta lihtsalt sattus nagu Tartu, ei olnud nagu välja kuulutatud üldse, aga siis ta pidi seal ilmselt siis ööbima ja siis võeti kohe nööbist kinni, et nüüd kohe ikka kontserdisaali ja olgu olla. Ja minu arust ta isegi esines kahel õhtul, et äkki ta haarati nagu tagasitulekul ka. Sinna igal juhul see on nagu üks vägev fakt, jah. Et Franz Liszt siis väga pikkade sõrmedega, kes oli ainult ise võimeline oma teoseid mängima, sest et lihtsalt need füüsilised eeldused paljudel teistel ei ole sellised, et nad peavad murdma neid akorde, tema sai nagu panna nagu kamaluga need kõik võtta nagu välja need haarded, aga teised peavad tegema. Pole viga, meil nüüd ravimitöösturid tegenevad geenimoonutamise ravimitega, et ma usun, et neid meetripikkuste sõrmedega artiste tuleb mitte üks ega kaks, vaid rohkem. Andke aega süstida ja vaktsineerida ja geeni väänata, küll tuleb. Eelmises poeemis, mida ma lugesin, oli mainitud sõna asuur ja siis mul tuli meelde kogu aeg, et Laabanil on ka mingi iga 10. lehekülje peal on seal ankruketis mingi asuur ja mul iga kord läheb meelest ära, mis see tähendab. Kas teie vanemad? See tegelikult ei tähenda midagi. Ma arvan, et autorid, kes kasutavad kõlavaid sõnu, väga sageli ei tea, mida see tähendab. Ja nad teavad, et lugeja ka ei tea. Nii. Ja nad arvestavad sellega ja nad on lihtsalt nagu osavad. See on lihtsam meile seda tühja juttu uskuma. Aga vilunud kirjanik tean neid mõtse. Sellele totrale või sellele sõnale mul jälle linkis ära, jälle mul tekkis seos nagu selle Laabaniga ka, kuigi tema kirjutas oma asjad siis mingi umbes 70 aastat hiljem. Aga jah, see asuuri teema. aga muidugi Laaban kirjutab ikka heliloojatest ägedamalt. Siis Baudelaire ajal ilmselt ei olnud
sürrealismi veel leiutatud. Baudelairil ei olnud ka muusikaharidust minu teada. Mida oli tal selle kohta kirjutada? Ma tahan teha veel ühe sellise nagu paralleeli tuua siia sisse selle Asuuriga, et mulle meenub Monty Pythoni film Briani elu, kus siis ma arvan, et minu põlvkonna inimesed on seda filmi näinud, aga vanemad ja nooremad võib-olla ei ole. Et on toimunud väga oluline ja mõistuse vastane kultuurikatkestus. Ühesõnaga film, mida võib vaadata, see kirjeldab sündmusi Jeesuse ajal, aga mitte Jeesuse elu, vaid ühe Briani elu, kes sünnib ka Juudamaal täpselt samal ajal Jeesusega ühel ajal. Ja kui ta sünnib, siis tulevad 3 tarka kogemata sinna Briani ema juurde ja toovad siis kingitusi, kulda ja viirukit. Siis tuleb 3. tark oma mürriga ja siis Briani ema küsib, mis see mürr on? See on mingi kole loom, viige minema, siit see ei ole mürr. Nende asuuridega tuleb täpselt samamoodi, mis asi see asuur on? See on mingi jõle loom, kaduge siit oma asuuri ja mürriga. Visatakse tänavale. Kuld, okei, viiruk siia, mis mürr? Minema siit, aita mulle sellest jamast. See on normaalne, kuidas normaalne inimene käitub sellise mingi arusaamatu asjaga, mitte ei hakka seda lugema ja see on mürr. Kas eestlastele peaks rääkima siis ära, et sülti, hapukapsast ja Asuuri. Ja vastavalt ameeriklastele siis friikad, purks ja mürr. Olgu, aga ma loen siis selle poeemi Türsas Franz Listile. Mis on Türsas? Moraalses ja luulelises mõttes on see kultuslik sümbol preestrite või naispreestrite käes, et pühitseda jumalust, kelle tõlgitsejad ja teenrid nad on. Aga füüsiliselt pole see muud kui kepp, paljas kepp. Humala ritv, viinapuu tugi, kuiv, kõva ja õgev. Selle kepi ümber mänglevad ja hullavad tujukais meandreis varred ja õied, ühed loogeldes ja põgusalt, teised rippudes kelladena või nagu kummulikarikad. Ja hämmastav aupaiste purskab esile sellest joonte ja õrnade või säravate värvide keerukast ühitumisest. Kas pole nii, et kõverjoon ja spiraal lipitsevad ja tantsisklevad õgujoone ümber tummas imetluses? Kas pole nii, nagu tantsiksid kõik need sulnid õiekroonid, kõik need lõhnust ja värvest lõhkemas karikad müstilist fandangot hieraatilise kepi ümber? Ja kes on ometi see ettevaatamatu surelik, kes julgeb otsustada, kas lilled ja väädid on loodud kepi jaoks või pole kepp muud kui ettekääne, et näidata väätide ja õite ilu? Türsos on teie hämmastava kahesuse väljendus, võimas ja lugupeetud meister. Kallis, salapärase ja kirgliku ilu pakhant. Kunagi pole ükski võitmatust pakkusest ärritatud nümf kõigutanud oma Türsost hullunud kaaslaste peade kohal niisuguse tarmu ja jonniga, nagu olete teie lehvitanud oma geeniust venna südamete üle. Kepp, see on teie tahe, õige, kindel ja murdmatu. Lilled, need on teie fantaasia retk ümber te tahte. See on naiselik element, mis sooritab mehelikkuse ümber oma nõiduslikke piruette. Õgujoon ja arabesk, kavatsus ja väljendus. Tahte jäikus, sõnapainduvus, sihiühtsus, vahendite mitmekesisus, geeniuse kõikvõimas ja jagunematu sula. Millisel analüütikul oleks küll põlastusväärset julgust teid lahutada ja teid eraldada? Kallis Ferenc List. Läbi udude, sealpool jõgesid, sealpool linnu, kus klaverid kõlavad teie auks, kus trükikunst tõlgitseb teie tarkust, kus kohas te ka ei viibiks. Igavese linna hiilguses või unelevate maanurkade udus, mida lahutab kambriinus, improviseerides sulnimaigulisi või väljendamata valulaule või usaldades paberile oma raskelt jälgitavaid mõtisklusi, igavese naudingu ja igavese ängistuse laulik, filosoof, poeet ja artist, tervitab teid surematuses. Vot nii, selline oli Baudelairi tervitus Listile. Päris vägev. Ma võin selgitada, mis asi on meander, kui keegi ei tea. Kas see oli siin? Jaa, meander oli seal selline asi. Meander on selline dekoratiivne
riba, mida võib näha antiikvaasidel või arhitektuuris. Esimene korduv pikk mustririba, kus siis mingi ornament, haakristilaadne või sihuke geomeetriline ornament kordub. See on meander, see tuleb ühe jõe nimest, mis on selline vooklev jõgi. No sihuke ei pane sirgelt edasi, vaid teeb mingeid haruldasi kõverikke oma teel. Et meander on saanud ühe siukse vimkasid viskava jõe järgi endale nime. Kõik oleme meandrit näinud igal pool. Igas muuseumis, igas kooliõpikus, absoluutselt igal pool. Keegi ei tea seda nime. Nii et siis õgev meander meeldis mulle selles loos oivaliselt. Aga minu mõttes oli üldse väga hea lugu. Ma korraks olin nagu kriitiline, mõtlesin, et Laaban on selles mõttes parem, kui tema kirjutab Arnold Schönbergist, siis ta ei maini selles jutus kordagi ühtegi nagu muusikalist mõistet või ühtegi ka Schönbergi ennast. Aga tegelikult see Baudelaire'i, mis siis, et ta lõpus siiski mainib, ikkagi see oli nagu piisavalt... Anname talle selle nõrkuse hetke andeks. Piisavalt, ma ei taha öelda sogane, aga piisavalt selline, piisavalt lõdvalt nagu seotud listiga, aga samas ka kindlasti tugevalt. Et mulle nagu see värk kõik hästi meeldib. Ja tõesti, et kui tema tervitab siin lõpus listi, siis me võiks ikkagi Laabanit ka tervitada. Ma arvan, me teda mainime ka. Tere, Ilmar. Et lihtsalt mul on ikka veel südame peal need tõlkimata asjad, aga ma ei hakka sellest jälle siin soiguma. Et ma pean muusikateadlastega ühendust võtma. Natuke soigu ei tee ju kunagi halba. Jah, sest mul ei ole lihtsalt sellist tõlkekontori võimsust ja taga sellist turbot rahalist. Aga eks ma mainin ikka. See on tühi asi. Ja saadan ühe oma ülikooli essee ka kuskile, kas avaldavad Laabanist. Ühesõnaga, minu selline vaimustuse plokk sai nüüd läbi Baudelaire'is. Kahjud, sa ei lugenud neid õudseid lugusid sealt, Klaassepa lugu ja neid asju. Klaassepa lugu on ka olemas. Ei, aga neid saate ikka lugeda, nagu tuli välja. Ahah, ja. Et võtke siis raamatukogusse Europeia sarja oma. Ja kui te olete tõelised, kui te elate luksuses, siis lugege seda Eesti-aegset 30ndate Underi väljaannet. Et tõelised ülikud loevad originaalis asju. Ma lihtsalt tahan neid nagu õppida. See on teine vibe, kui sa loed originaali. Ka tõlke originaali. Väga oluline. Väga head tõlked, täitsa super. Täna just vaatasin, et 11 € eest saab seda Underi varianti isegi veel on saada. Oksjonil või? Ei, ilmselt kuskil antikvariaadis. Ma oksjonil praegu ei märkanud. Siis peab kohe hakkama guugeldama peale saate lõppu. Läheb rebimiseks. Kiirustage. Et veel on võib-olla kuskil. Aga see on huvitav. Ma loeks ikkagi ühe, ma ei saa pärnakaid ikka tegemata jätta, et August Sang on ju ka tõlkinud. Ja et mida tõsi kohe, et kui Sanga tõlget lugeda, siis see lööb ikka pahviks. Et Raibet me lugesime juba Kaalepi tõlkes vist, jah, eelmis saates või ma loen siis midagi natukene muud korjalilledest. Tõlkinud August Sang, Charles Baudelaire, Vampiiri metamorfoosid. Maias maasika suu näos ahvatlevalt rõõsas. Naine ringutas end kui madu päikse lõõsas. Et näha selgesti võis rinnamõhnasid ja muskust teravalt ta sõnad lõhnasid. Niisked huuled on mul, võivad suudelda nii nad, et ununevad kõik iidsed inimsoo piinad. Minu võidukas üsk teeb joognuks nagu naps, nii et isegi rauk naerab rõõmsalt kui laps. Kui mind alasti näed, siis arust ära lähed, mu kõrval kahvatud on päike, kuu ja tähed. Mu ees, õppin mees, iga tarkus on tumm. Armukunstidest muist olen õpetatum. Minu rindade paar kõiki meeli peab kablas,
olen tõrges ja hull, olen uje ja ablas. Minu aseme ees taeva ingelgi neab, et ta loodud on nii, et loobuma must peab. Üdi luudes ta mul imes halastuseta ja kui ma rammetult ennast pöörasin, et ta suu andmist vastata, siis äkki mulle näis, et kõrval lähker on, mis kleepjat mäda täis. Ma silmad sulgesin täis jälestust ja õudu ja kui vaatamiseks ma jälle leidsin jõudu, siis ei olnudki seal meeste õndsus ja hukk, tulvil iharat verd, lõbujanuna nukk, vaid ma asemel kadus ära, vaid ma asemel veel ainult luukeret nägin ja kostis kõrvuselt mingi kriisk, mingi kägin, pleksilt või tuulelipp öötunnil talvekuul. Niisugust häält teeb siis, kui tõusma hakkab tuul. Vampiiri metamorfoosid. Sang oli ikka nihukene riim ja ladusalt seda kõike kuidagi teeb, ma ei tea. Ei no, see on ju Pärnu, keskmine Pärnu tase. Külmavärinad tulevad peale. Külmavärinad tulevad peale, kui mõtled selle peale. Aga äkki vist siis lõpetame Baudelairiga täna? Lõpetaks Baudelairiga, aga on meil aega veel. Mul on üks väike plaan, mida ma olen siin aastaid pidanud, aga nüüd võib-olla täna õnnestuks ära teha. Palju meil saate lõpuni aega veel on? 5,5 minutit. No võt. Ma üritan ja vaatame, kaugele ma jõuan. Ühesõnaga, ma olen alati kiitnud Pedro Krusteni neid lühivorme ja see on üks raamat, tal on neid rohkem, umbes 4. See on ilmunud Lundis, Eesti kirjanike kooperatiivis 72. aastal. Autor on Pedro Krusten ja pealkiri on Hullumajast möödumisel. Ja muide, tal on siin sees, see on erifondi raamat, tal on 6-nurkne tempel siin üleval ääres, et see on kunagi olnud kuskil raamatukogu erifondis, kinnises osakonnas. Ja siin on palju lühikesi lugusid ja ma loen nendest ühe, mille pealkiri on, see on täpselt 2 lehekülge pikk, Erna Vilmer ootajana. Ja isegi kui ma ei jõua päris lõpuni, meeleolu jõuab kohale. Kuulsin täna, et on Eestis surnud ja mõtlesin, alles nüüd. Ta oli ju pooleldi nagu surmariigis juba siis, kui ma teda enam kui 20 aastat tagasi vaatamas käisin. Ma ei tea siiamaani, kes need hakkajad mehed olid, kelle salajasest tegevusest minagi Saksa okupatsiooni lõpupoole osa võtsin. Mu korterisse toimetati vahel meiereidest ebaseaduslikult kõrvaldatud võikaste, mis Saksamaa asemel läksid meie puudust kannatavatele kultuuritegelastele toetuseks. Alles praegu mõtlen, et ega see tegevus päris ohuta olnud. Kui sakslased oleksid mu keldrist võikasti avastanud, ega nad mulle rüütliristi oleks andnud. Tol ajal nagu ei osanudki karta. Kastil oli iga kord nimekiri juures, kellele tuleb jagada. Kes nimistu koostas ja millisel alusel valik oli tehtud, seda ma ei tea. Saajaid ei olnud palju. Mäletan, et nende hulgas oli ka kadunud Sütiste. Jagamine oli minu ülesandeks. Tegin pakid valmis ja hoolitsesin selle eest, et isikud need kätte saaksid. Mõnele saatsin telefoni teel, teistele saatsin kirja. Palun minu juurest läbi tulla, mul on teile midagi üle anda. Oli aga ka neid, kellele ma viisin koju kätte. Ühe vana meesnäitleja kõrval oli selliseks saajaks ka Erna Vilmer. Tema külastamisest on mul raske mälestus. Tuba, kus ma teda kohtasin, oli hämar ja seal oli nagu liiga kitsas. Mööbliga ülekoormatud, vist 9. märtsi tagajärjel. See kitsikus aitas omalt poolt pitsitada mindki. Kui ma teda vaatasin ja mõtlesin, et ta ei saa ju õieti käiagi. Ta ema toetas teda, kui ta tuli oma külalist vastu võtma. Loen nüüd Reiningu järelehüüdest Eesti Päevalehes. Ta sädelevalt nobe konversatsioonitehnika ja sundimatult vaba liikumine pääsesid hästi mõjule nii draamas kui ka salongitükkides. Mina nägin teda inimesena, kellelt need võimed olid ära võetud. Ta kõnelemine oli segane ümin, millest mina aru ei saanud. Aga tal oli tahtmine minuga vestelda ja minult midagi küsida. Ta ema tuli tõlgiks
ja siis ma kuulsin, mis teda huvitas, kuidas elab meie teatrirahvas Nõukogude Liidus. Kahjuks teadsin ma sellest väga vähe. Reining ütleb, eriti meelde jäävaks on ta umbes 150 lavakujust jäänud süütud ja valged klassikalised Ofelia ja Desdemona, naiselikult, õrn ja poisilikult, agar Rosalinde, vaikne ja harras Solveig. Jah, Solveig. Kui ta oleks seisnud laval nii õnnetu ootajana, nagu mina teda seal nägin, teatrisaal oleks olnud nuttu täis. Ta segasest üminast kostis küsimus, kas Lauter tuleb tagasi. Mul ei olnud kerge talle vastata, sest jaatamine tähendas mulle mu viimase õlekõrre katki murdmist, lahti ütlemist lootusest, et ehk läheb siiski nii, et mul ei ole vaja kodumaalt lahkuda. Kindlasti tuleb. Ehk valmistas see vastus rohkem rõõmu kui võipakk, mille talle viis üks mees, kes ise on olnud kodumaalt ära nüüd juba enam kui 20 aastat. See on kirjutatud 65. aastal. Et minu meelest siin, võrreldes Baudelaire'iga on ju mitte mingit õkvendusi ega meandreid ega mürri. Inimene räägib elust ja see on nii nagu rabav ja nii täpne, et tuleb taevas appi. Et väga soovitan Pedro Klustenit, ma kordan, selle raamatu nimi on Hullumehest möödumisel, aga seda laadi raamatuid, kus on lühikesi proosajuppe ja enamus neist mälestuslikud on veel möödumisel, praegu ei tule kõik meelde, aga vaadake, otsige, et Pedro Kluster on minu meelest absoluutne tase ja natuke kurbasti läks temaga, et 90-ndatel hakati väliseesti kirjandust välja andma ja siis esimesena tulid tema sellised võib-olla mitte nii head raamatud, need romaanisari Neiuke läks roosiaed ja laul kõrgele kaldal, võib ju lugeda, aga võib-olla pärast seda enam nii väga ei taha lugeda. Ja need raamatud on minu meelest vist ikka veel need lühivormide raamatud on välja andmata, et minu meelest need on väga suurepärased poeemid proosas, et tõesti soovitan. Et väga soovitan lugeda Pedro Klustenit ja just tema novelle, aga veelgi enam tema selliseid lühivorme ja just seda raamatut Hullumehest möödumisel. Et see on suurepärased poeemid proosas, mida kahjuks ei tunta väga hästi. Aga me hakkame oma saadet nüüd väikselt kokku võtma. On kellelgi veel ettevalmistatud materjal, ega meil ju internet täis ei saa, me saame siin rääkida õhtuni. Aga ma ei tea, ma täitsa küsin siin oma vahel, et ma ei ole ju enne Klustenit lugenud ja ma ei tea, kas teie olete. Ma ei ole ette lugenud enne Klustenit, kas teil on mõni raamat kätte sattunud ja mis mulje on jäänud? Ja mina olen natuke lugenud ühe raamatu kolmandiku, aga läbi ei lugenud, aga see vist ei olnud Hullumehest möödumisel, vaid üks teine, kus oli midagi sellist, mitte esseed, aga mis tal oli üks selline... Eks tal ongi sellised mälestuslikud. Mälestuslikud, jah, midagi ma olen igal juhul natuke lugenud. Hästi tore. Ja samas need mälestusasjad on nii hästi ära vormistatud, et see on täielik fantastika. Ta on väga suurepärane lühivormi meister. Kui ma ei leia, mul on praegu see raamatukogu üle kuhjatud, et ei leia praegu kätte, ega meil ei ole ka kiiret, me võime neid Pedro Klusteni asju, need on lühikesed igas saates mõne ette lugeda, aga selles ei ole küsimus. Aga mu enda absoluutne lemmik on üks, see on kuskil sõja ajal ilmunud, veel siin Eestis ilmunud novellikogust jutustus Varemete vahel. Et ma kindlasti tahan selle kunagi ette lugeda, see ei ole väga pikk ja see on minu meelest üks täiuslikumaid novelle Vilde 30 aasta armastuse kõrval. Et see on super luks asi. Et võtke Pedro Klusten ja lugege seda, et ei jää väga palju alla ükskõik missugusele suurele nimele, ükskõik millises keeles, millises ajas, millise propagandaga, et ta on ülivõimas kirjanik. Jah, kahju, et ei ole Pärnust, ega muud viga tal ei olegi. Ma tahaksin korraks Baudelaire'i juurde tagasi veel tulla. Et 4 aastat tagasi ilmus Loomingu raamatukogus üks tema väike teos Kunstlikud paradiisid ja see koondab Baudelaire'i uurimuse hašiši ja
oopiumi mõjust inimese mõistusele ja tema võrdleva essee hašišist ja veinist. Ja tollel suvel, kui ma olin just seda lugenud, ma olin siis ka vist hašiši ja veini mõju all. Sattusin bussi. Ja siis on mul ainukene luuletus, mis on sanga stiilis välja tulnud, on selline. See on päris tõesti sündinud lugu. On vastasistmel kuumas bussis üks kuum brünett, ta loeb Baudelairi. Mu mõtted täiesti on krussis ja meelalt kaen võrksukis sääri. Ma neiult küsin veeri ääri, kas ühised meil armuviisid. Ta peos raputab Baudelairi, loen, kunstlikud on paradiisid. Et ma millegipärast mõtlen, sa siin Sven kiitsid, et Pärnus riimitakse päris hästi. Jah, selle luuletusega ma olen ise ka rahul. Tuleb olla. Sangalikku tulnud välja, aga see oli ka vist ilmselt siis mingis uimas seda juhtus. Uimaraamatuid prantslastelt on ju mõnigi eesti keeles veel. Hassa Krull tõlkis kunagi Cocteau oopiumi, mida võib lugeda. Cocteau raamatud on üldiselt väga head, välja arvatud valge raamat. Kui ma olin Lätis väga hädas, ma võtsin ainult ühe raamatu kaasa, see oli ingliskeelne Cocteau valge raamat ja mul ei olnud mitte midagi lugeda, sest see oli üks igavene nuhtlus ja igavus. Aga üldiselt ma ei ole Cocteaus pidanud pettuma. Jah, et selle kunstlikud paradiisid on Kristjan Haljak tõlkinud. Muide, Laaban on tõlkinud ühe väga toreda Cocteau luuletuse. See on seal oma luulet ja võõrast on ta kindlasti olemas ja kindlasti selles magneetilises väljades või kuidas see paks raamat on. Et selles ka. Aga ma ei tea, kas me täname nüüd Pärnu linnavalitsust ja läheme sõpradena laiali või... Oota, millal meil järgmine ringkäik tuleb? Leonora, ole hea. Jah, infoks siis, et järgmine üritus on 8. mail, on kirjanduslik jalutuskäik Helga nõu teemal. Ja kokku saamine laupäev 8. mai kell 14.00 Koidula pargis Postkaevu ääres. Kas Helga õppis mõne aja siin Pärnus või? No ta käis koolis? Võib-olla ta käis 1. ja 2. klass täpsustama, et ta ta käis tõesti kooli alustas siin kooliteed, aga siis 7 või 8 aastat koodipudenikega. No, võime ikka väga uhked olla, et meil on siin ikka tõelised maailmakirjanikud igasugused Pärnusse sattunud ka. Ja ega Helga Nõu ei ole sugugi halvem kirjanik kui Pedro Krusten, aga ma arvan, et kuigi tema raamatuid on ju ka palju kodumaal välja antud ja paljud ongi ilmunud nüüd siin Eestis. Et ma ei tea, kui tuntud ta ikkagi on. Ta tegelikult on kooliprogrammides võimsalt sees. Ma vaatan, et aga ta on kooliprogrammides ilmselt oma nende hilises põlves kirjutatud noorsoromaanidega. No, et tegelikult ikkagi need ülikõvad raamatud on Tiiger ja Kord kolmapäev, need 60ndate lõpuasjad, mis ongi nagu ülikõvad. Tiiger on väga hea. Ja Kord kolmapäev. Ja Kord kolmapäev on super asjad, et kui keegi viitsib raamatukogust praegu tellida midagi või kellelgi on kodus ja ei ole raamatut lugenud, et siis väga soovitatud autor just oma esimeste raamatutega. Ja üks saade... Ülimalt poeetiline, et selles mõttes väga suurepärane autor, mis sobib nagu meie luuleraadiole, täpselt nagu Pedro Krusteni need väiksed poemid proosas. Et ma vahel imetlen neid proosakirjanikke, kes pole näiteks üldse luuletanud, aga neilt on nii palju nagu õppida ja neil on see luuleanne tegelikult olemas. Aga võib-olla samas neil on ka see proosaanne nii vägev, et hea, et äkki nad ei jätanud siis. Eks see kirjutamise kunst on ikka ju tegelikult kaunis ühesugune, et on see siis proosa, luule, reklaam, lehelugu või jutlus. Et ega see kujundist ja kompositsioonist, nendest iketest nagu pääsu ei ole ja kui neid ei ole, siis polegi millestki rääkida. Ja siis järgmine jälle lindistus on 19. mai oli vist või? Ja,
et vaatame siis. Ja loodame, et siis me saame äkki muuseumis jälle olla. Või soovis, kui on väga ilus. Muide, maikuus võib-olla meil on juba oma raadioruumid. Jah. Kes teab, on lubatud, aga tööd käivad, praegu remonditakse, et ei ole veel kindel. Ja kui me ei saa, siis me võime ka teha ju selle nõndanimetatud pioneeride paraadi, sest 19. mai teatavasti on 97. aastapäev Vladimir Iljitš Lenini nimelisel pioneeriorganisatsioonil, mida ma hästi mäletan. Siis alati oli paraadid, me võime siis paraadi teha, luuleraadio paraadi näiteks. Õnneks ei mäletan. Traditsioonid on visad kaduma. Nii. Aga tore oli teiega täna. Aitäh. Kõike head. Oli ilus istuda teisel pool ekraani. Jah. Aitäh.